Tere tulemast tagasi 3. moodulisse. See on teine õppetund, planeerimine, eelarvestamine ja rahavoog. Esimeses õppetunnis õppisid oma raha nägema, nüüd õpime seda planeerima. Eesmärk on stabiilsus, ebaregulaarse tulu muutmine plaaniks, mida saad usaldada. Asume asja juurde. Kaht sõna aetakse pidevalt segamini, eelarve ja rahavoog. Need on erinevad tööriistad. Eelarve on plaan, see vaatab ette tuludele ja kuludele, mida eeldad teatud perioodi jooksul, kuu, kvartali, aasta. See vastab küsimusele, mida ma eeldan teenivat ja kulutavat. See on sinu eesmärk ja sinu piirded. Rahavoog on tegelikkus. See jälgib raha tegelikku sisse ja välja liikumist ning toob esile täpselt, millal iga tehing toimub. See vastab pakilisemale küsimusele, kas mul on raha just praegu. See on sinu varajase hoiatuse süsteem. Sul on vaja mõlemat, eelarvet, mille poole püüelda ja rahavoogu, et ellu jääda vahepealsetest ajastuslünkadest. Siin on väljakutse loomemajanduse rahaasjade südames. Sinu tulu kõigub, mõnikord järsult. Kujuta ette päris aastat. Jaanuaris saab valmis suur kliendiprojekt, 1500 eurot. Märtsiks väiksem püsikliendi töö, 600. Aprillis algavad uued lepingud, 1000. Siis juuni algab vaikne hooaeg ja see langeb vaid 300. Samal ajal jäävad sinu kulud peaaegu samaks. Piir, tarkvara ja toit ei hooli sellest, kui palju sa sel kuul teenisid. See lõhe kõikuv tulu stabiilsete kulude vastu on põhiline väljakutse. Tugev plaan on see, mis muudab need kõikumised paanikast strateegiaks. See laseb sul lahjad kuud rahulikult katta. Et hästi planeerida, jälgid 4 põhilist näitajat. Ainult 4 numbrit. Esiteks, sinu rahajääk, kogu raha, mis on sinu kontodel just praegu saadaval. Teiseks, kasum, see, mis jääb, kui lahutad kuludest tulust. Kolmandaks, marginaal. See on kasum protsendina. Kasum jagatud tuluga, korda 100. See näitab, kui tõhus sinu ettevõte on. Ja neljandaks, rahaline varu, kui kaua saad praeguse rahaga tegutseda. Sinu raha jagatud sinu oluliste kuukuludega. Koos ütlevad need sulle peaaegu kõik, kui palju sul on, kui palju hoiad alles, kui tõhus sa oled ja kui kaua vastu pead. Nüüd tõde, mida traditsiooniline äristrateegia sageli ei näe. Loovinimesena oled sina ise ettevõte. Erinevalt suurest ettevõttest sõltub sinu võime luua otseselt sinu isiklikust stabiilsusest. Kui sinu põhivajadused pole rahuldatud, töö peatub. Nii et sinu isiklikud kulud loevad ettevõttele. Siin on põhjus. Need määravad sinu tegeliku miinimumtulu. Ainult ärikulud alahindavad seda, kui palju sulle ellujäämiseks tegelikult teenida on vaja. Need paljastavad sinu tegeliku rahalise varu. Ainult ärikuludele arvutatuna näeb varu eksitavalt pikk välja. Lisa oma isiklikud põhikulud, et saada aus number. Ja isiklik stress mõjutab sooritust. Rahaline ärevus kurnab vaikselt loovust, samas kui selgus taastab selle. Nii et jälgi neid koos, et näha tõde, seejärel, kui sinu ettevõte kasvab, õpi neid puhtalt eraldama. Ehitame ettevaatava plaani lihtsa 2 kuu prognoosi. 4 sammu. Esimene samm, sea oma ajaraam. Vali 2 kuud, mille jaoks planeerid, näiteks jaanuar ja veebruar. Teine samm, loetle oma eeldatav tulu. Pane kirja iga allikas, mida ootad, iga kuu jaoks. Kolmas samm, loetle oma eeldatavad kulud. Iga kulu, äri ja ka isiklikud põhikulud. 4. samm, arvuta oma rahavoog. Tulu miinus kulud. Tulemus on ülejääk või puudujääk. Siis tuleb võimas osa, pane see proovile. Mis juhtub, kui 1000 eurone makse saabub kuu aega hiljem? Kui plaan on sinu ees, saad sellele rahulikult vastata ja otsustada, mida teha, selle asemel, et paanitseda, kui see juhtub. Nüüd vabakutselise kõige olulisem number, sinu rahaline varu. See vastab ühele küsimusele. Kui ma täna teenimise lõpetaksin, kui kaua suudaksin veel oma olulisi kulusid maksta? Arvuta see 3 sammuga. Esiteks, sinu saadaolev raha, pangajääk, hädaabifond ja juba laekunud raha. Mitte tulevased maksed, mida veel loodad. Teiseks, sinu olulised kuukulud, nii ärikulud kui ka sinu isiklik põhitase hiir, toit, kommunaalid. Kolmandaks, jaga. Saadaolev raha jagatud oluliste kuludega võrdub sinu rahalise varuga kuudes. Näiteks, 900 eurot raha jagatud 450 eurose oluliste kuludega on 2 kuud varu. Rahaline varu ei ole täiuslikkuse küsimus, see on teadlikkuse küsimus. Kui sa seda tead, teed selgemaid otsuseid ja väldid paanikatsükleid. Mida sinu rahalise varu number sulle siis tegelikult teha käsib? Loe seda nagu kütuse näitajat. 3 kuud või rohkem ja sul on hea stabiilsus. Saad kindlalt planeerida, katsetada ja võtta ette suuremaid projekte. 1–2 kuud ja sa oled keskmises riskis. Kasulikud sammud, suurenda lühiajalist tulu, kärbi mitteolulisi kulusid ja tihenda oma raha planeerimist. Alla 1 kuu ja sa oled kõrges riskis.
sinu puhver on liiga madal ja sa pead kohe tegutsema, lükka kulusid edasi, kindlusta kiire tulu ja tugevda oma rahaharjumusi. Ja et vältida nappust juba enne selle algust, küsi klientidelt osalist makset, lükka mitteolulisi kulutusi edasi, lisa väike lisateenus või toetu oma hädaabipuhvrile. Teadlikkus muudab igaühe neist hädaolukorrast otsuseks. Nii et sinu plaan näitab, et napp kuu on tulemas. Hea, nüüd on sul aega tegutseda ja sul on rohkem valikuid kui paanika. Esiteks, küsi osalist makset. Ettemaks või vaheetappi makse silub suure arv ajastust. Teiseks, lükka mitteolulised kulutused edasi. Materjalid, reklaamid, uus varustus, enamik sellest võib paar nädalat oodata ilma kahjuta. Kolmandaks, lisa väike lisapakkumine. Kiire teenus või odav digitaaltoode võib lahja kuu üles tõsta. Ja neljandaks, kasuta oma puhvrit. Just selleks hädaabifond ongi. Selle kasutamine ei ole läbikukkumine. See on plaan, mis töötab nii nagu kavandatud. Nii et iga plaani kohta, mille ehitad, küsi 3 küsimust. Milline kuu on kõige suuremas riskis? Millised kulud võiksid liikuda? Ja mis võiks tulu tõsta? Vasta neile varakult ja rahapuudusest saab otsus, mitte kriis. Üks idee toetab kõike seda, puhver. Hädaabifond muudab halva kuu kriisist pelgaks ebamugavuseks. Ebaregulaarse tuluga loovinimese jaoks on see kõige rahustavam asi, mida sa ehitada saad. Püüa puhvrile, mis katab 1–3 kuu sinu olulised kulud. Sa ehitad selle samamoodi, nagu ehitad kõike jätkusuutlikku vähehaaval, headel kuudel, sihilikult. Kui vaikne kuu tuleb ja see tuleb, on see puhver see, mis laseb sul teha häid otsuseid meeleheitlike asemel. Sinu rahavoog räägib sinuga alati. Oskus on kuulda seda varakult, kui su valikud on veel odavad ja rahulikud. Kuula eriti 3 signaali. Esimene, kuu läheb miinusesse. Sinu kulud ületavad sinu tulu. Lahendus on planeerida seda enne kuu saabumist, mitte sel ajal sepida. Teine, sa jälitad pidevalt hilinevaid makseid. Kui sinu tulu sõltub arvetest, mis pidevalt libisevad, on see märk, et tihendada oma tingimusi ja küsida ettemakse. Kolmas, puhvrit pole enam. Nullreserviga tegutsemine tähendab, et iga üllatus, katkine sülearvuti, kaotatud klient muutub hetkega kriisiks. Siin on ümbermõtestamine, ükski neist pole läbikukkumine, igaüks on lihtsalt signaal. Ja kui plaan on käes, muutub iga signaal hallatavaks järgmiseks sammuks, mitte paanikahetkeks. See oli teine õppetund. Sa oskad nüüd eelarvestada, rahavoogu jälgida ja oma rahalist varu arvutada. Järgmisena võtame ette küsimuse, millega iga loovinimene maadleb, hinnastamine ja tasuvuspunkt. Seda projekti rahastab Euroopa Liit. Näeme 3. õppetunnis.